naistepäevast võikski jääda rääkima, siis ei olekski jutlust. Ja see on nii põnev päev, et ma mäletan ikkagi nõukogude ajal, kes te siin olete nõukogude inimesed, siis oli selline Matt Giroina oli selline traktorist, kes kündis kõige rohkem ja keegi naine, kes lüpsis kõik lehmad kuivaks kolhoosis. Et see oli see nõukogude naine, see oli nende päev. Et täna on need ideed kadunud ajalukku, aga eks pühi ikka tuuakse üles ja tegelikult, kui me päris ausad oleme, siis tegelikult on kõik päevad ikka naistepäevad. Ja et no hea küll, võib-olla iga päev lilli saa, aga teeme siis täna nii ka, et me käisime eile ka 2 lilli ostmas kohe üheskoos. Ja ma ei oska täpselt valida võib-olla õiget, aga nii et jah, naistele lilli võib ikka kinkida, mis iganes päev see on, aga jumal õnnistagu naisi ja mehi ka. Teateid meil vist väga eriti muud ei ole, kui kõik see, mis tavaliselt on, see on. Kui sul teateid on, seal ei ole, siis kolmapäeval on kell 5 naistekas ja 7 on palvekoosolek, kõige tähtsam koosolek, palvekoosolek, tule palvetama. Palvetame üheskoos, et tõesti, et taevas, et Jumala tahe võiks olla maa peal nii, nagu see on taevas. Siis reedel on teil noortekas kell 18.00, juba tuleb sealt ilusasti ja järgmine pühapäev on jälle teenistus. Nii et järgmine nädal on selline põnev nädal, kõik tavalised asjad on omal kohal olemas. Amen. Nii et ole osa koguduse tööst, teenistusest. Ja nüüd on veel üks asi, millega sa saad olla osa, see on andmine. Ja me võtame täna korjanduse ülesse, vabatahtliku rõõmsa korjanduse. Igaüks võib anda praegu, võib anda seina peal olevale pangaarvetele. Jah, siin on näed meil erinevates pankades arvet, kus iganes sul on mugavam teha. Võid nii või naa teha, vahet ei ole. See läheb kõik ühte koguduse kassasse ja koguduse kaudu siis töö tegemiseks, mis iganes on vaja. Tahan igat ühte tänada, kes on ustav andja olnud, kes on järjepidevalt sirutanud oma käed anda, sest et sinu üle on üks Jumala tõotus. Halleluja. Ja see on see, et Jumal annab sulle ühe kuhjaga raputatud, ühe suure mõõdu tagasi. Halleluja. Jumal armastab igat rõõmsat andjat ja ta armastab sind. Ja meil on veel üks, meil on erinevaid fonde koguduses ka, aga siin on üks fond, et kui sa väga paljud tulevad meie juurde ikka ütled, oi, me vaatame teie saated ja me vaatame, kõik kuulame, nii tore, et tegelikult jah, me oleme seda teinud Jumala abiga ja suurtest imedest. See, kui sa vaatad TV7 peal neid saateid, mitte keegi pole meile sellest mitte midagi maksnud, mitte midagi. Me oleme lihtsalt uskunud ja läinud ja teinud ja maksnud tuhandeid eurosid, väga palju. Keegi on tulnud, kes on ütelnud, mina aitan, mina maksan. Aga kui sa tahaksid olla ka osa, et me võiksime teha rohkem saateid, et meil oleks ka mingisugune fond kusagil ja tänu Jumala mõned on sinna annetanud juba sellesse fondi, nii et siin on üks võimalus, see number on ka seal seina peal üleval muuseas. Ja ma võib-olla ütlen siia ka sellise märke vahele, võib-olla mõned ei tea, aga kui sa annetad TV7-le, siis annetad TV7-le. Meie ei saa sealt midagi. Mõned arvad, et nad annetavad selle saate järele TV7-le, et siis see tuleb kuidagi nende saadete tegemiseks, tegelikult mitte. Nii et TV7 on hea koht, kuhu annetada, sa võid seda kindlasti teha. Aga kui sa tahad annetada just selleks, et me oleksime võimelised tegema neid saateid, siis meil on eraldi pangaarve koguduse pangaarvete seas. Nii et ma usun, meedia on väga tähtis ja väga oluline. Ma usun seda, et sellega jõuab väga paljude inimesteni. Teate, kui paljud inimesed on tulnud meie juurde, keda me üldse ei tea ega tunne, vahest nad elavad kaugel välismaal. Tead, me vaatame teie saated, see on nii suur õnnistus. Siin, kus me elame, me üldse ei kuule eesti keelt ja tead, aga me vaatame neid saateid ja see on nii suur õnnistus. Ja loomulikult, et ole osa, kui Jumal kõneleb sulle ja sa tahad ka aidata, siis siin on üks võimalus. Ja, üks asi jäi vahele. Noorte MC sünnipäev on. Millal see on? Täna või? Palju õnne!
Palju õnne, aplaus. Hurra! Ja, nii et noortekas on saanud meil kui vanaks? Ja 5 aastat MC, aga noortetöö on meil käinud siin juba väga-väga ammu kogudus ka. Nii et palvetame noorte eest, et tõesti, et me olime noortega siin Raplas reedel ja oli väga huvitav koos Rapla noortega. Hästi äge aeg oli ja oli selline, noored saavad julgustust sellest, kui nad näevad, et on veel keegi, kes usub Jeesus kusagil kaugemal ka. Kas või selline väike asi, et palvetame noorte eest ja selle töö eest siin ja seal, et Jumala käsi võiks olla noorte üle, selle sugupõlve üle. Halleluuja. Okei, selge, aga tõuseme püsti. Palvetame nüüd üheskoos veel. Ja ma arvan seda, et vahest on tähtis ka iseenda üle palvetada. Vahest me palvetame kõige maailma üle, aga mitte iseenda üle. Palvetame nüüd iseenda üle natukene. Palvetame, et meie süda, sinu ja minu süda, sina ei saa palvetada selles mõttes, sa ei saa aidata naabrit, igaüks isiklikult peab avama Jumalale südame, häälestama ennast, et võtta Jumala käest vastu, mida Jumal tahab anda. Halleluuja. Isa, me täname sind täna, et me võime tulla sinu palge ette täna selle kogudusega, me võime õnnistada seda aega, mis meil on sinu sõnas täna hommikul. Me täname, et me oleme võinud sinu nime kõrgeks tõsta, sind ülista, selle eest, et sinu haud on tühi. Me võime ülistada sind selle eest, et ei ole olemas suuremat armastust, kui keegi annab oma elu sõprade eest. Me täname sind, Jeesus, et me võime täna sinu sõna lahti teha, me võime saada julgustust, õpetust, manitsust, troosti, väga palju asju. Jumal, ma tänan sind, et sa teenid täna igat ühte. Aga täna me palume, et meie süda võiks olla see põllumaa, kuhu see seeme kukkudes võib kanda vilja. Et see ei lange sealt välja, et kaarnad ei saaks seda ära nokkida, et kurat ei saaks tulla ja võtta seda ära, et umbrohi ei saaks ta lämmatada, et päike ei saaks ta kuivatada, vaid Jumal, et sinu sõna meie südames võiks toota vilja igaveseks eluks, isa. Tänu sulle, me õnnistan täna igat armast inimest, kes siin täna on tulnud siia koosolekusse, õnnistame ka täna neid, kes videoteel on vaatamas ja ei ole pääsnud siia hiljem ka nädala jooksul. Jumal, me täname sind. Halleluuja, sa oled igale ühele ligi täna. Ja sul on head mõtted meie jaoks, isa, Jeesuse nimel. Täname sind kogu südamest, isa. Halleluuja, 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 amen. Ole hea, istu ja mul on täna südames sulle rääkida võib-olla midagi, mis on ajakohane äkki. Mõnele on äkki ajakohane. Kui sa teed näiteks oma teleka lahti õhtul kell 9.00, vaatad ERR-i uudised, siis sellele uudiste saatele võiks panna ühe teise nime tänapäeval ja see on koroona uudised või varroona, venelased ütlevad, uudised. Et pool saadet kulub selle peale, et rääkida seda, kui kohutav asi on maailma lahti pääsenud ja nii edasi. Ja see muidugi toodab ka vilja, kas te teate seda? Et kui sa kuulutad sõna ja räägid Jumala armastusest ja headusest ja päästest ja tervenemisest ja kõigest, siis see toodab ka vilja, see toodab usku. Aga kui sa räägid hirmust, siis hirm toodab hirmu. Hirm toodab hirmu. Ja täna minu jutluse pealkiri, kes te olete vanemad inimesed, võib-olla olete näinud sellist vana saadet, mille nimi oli Hirmufaktor. Kunagi kuskil teleki peal see jooksis, natuke aega tagasi. Ja selle hirmufaktoris siis pandi need saates osalejad seal tegema igasugused asju, mis olid hirmsad. Ja see oli selline huvitav saade. Aga tegelikult me elame ühes maailmas, ma mõtlen, me elame ühes maailmas, mis toimib kartuse ja hirmu peale tegelikult. On nii palju kartust meie ümber, on nii palju inimesi. Kas oled kohanud kedagi, kellel on mingisugune, tänapäeval on üks uus sõna, foobia, klastrofoobia, mingi kõrguse foobia, kuidas iganes seda nimetakse, väikse ruumi kartus ja see kartus ja keegi kardab konni ja keegi kardab madusid ja keegi kardab haigeks jääda ja keegi kardab seda ja teist ja kolmandat ja korraks. Kõik kardavad midagi. Igal ühel on oma hirmud, öeldakse. Teate, mul on teile täna head uudist. Jumal jätab sulle ainult ühe kartuse ja see on Jumala kartus. Ja ülejäänud kartus, et ta tahab ära võtta meie elust. Ta tahab sind teha julgeks,
ta tahab sind teha vabaks hirmust, sest hirm ja selle allikas ei ole Jumal. Halleluuja, ma tahan natuke sulle rääkida asjadest. Et võib-olla see on nagu aktuaalne täna, kuna me elame ühel sellises perioodis, kus inimesed elavad hirmu all ja tõsiselt. Tead, meil on siin Iisraeli reis tulemas järgmine kuu ja tead, mulle helistavad inimesed, kuule, kas ikka reis toimub, et kuule, igal pool on see koroona, juba teaks, julgeme minna ja tead, vaatan, meie sotsiaalminister ka ei reisi enam ja president juba ka istub ainult seal Kadriorus ja kuhu me lähme kõik? Vaatan, teate, kõige ohtlikum koht, kus olla. Kas tead, milline kõige ohtlikum koht maailmas? Kus kõige rohkem inimesi sureb? Voodis. Karda minna voodisse. Selle loogika järele, kas ei ole nii? Teate, vaadake, üks asi, kui me räägime täna hirmust ja kartusest, hirm on väga ebaratsionaalne asi. Sellel ei ole nii-öelda loogilist seletust. Ma võiksin sulle tuua hulga välja täna palju suuremaid tappja põhjuseid maailmas, millest üldse ei räägita. No näiteks, suitsetamise tagajärjel sureb 2 korda rohkem inimesi, kui on surnud koroonaviirusesse ja sureb. Suitsetamise tulemusel. Me peaksime kartma suitsetajad tänaval. Me peaksime maskid ette panema. Oled sa näinud kunagi? Keegi suitsetab seal poe ees. Sa peaksid nina kinni hoidma. Kui sa mööda lähed tast. Äkki hakkab külge, sured ära. Ja, kõige rohkem on surnud. Ja madude hammustuste pärast on surnud palju rohkem inimesi. Ja rääkimata igasugustest malaariatest ja on kordades rohkem surnud inimesi. Aga vaadake, me võime luua inimestesse hirmu ja paanika sellega, kui sa räägid midagi, mis tekitab hirmu. Teate, mis on hirm? Me oleme täna siin usuinimesed kõik. Me usume Jumalat. Me usume tema sõna. Usud sa Jumala sõna täna? Usud sa seda, et Jumal on see, mis ta ütleb, kes ta ütleb, et ta on? Kas sa usud seda, et sina oled see, keda Jumal ütleb, et sa oled? Ja kas sa usud ka seda, et kurat on see, keda Jumal ütleb, et ta on? See on nii. Jumal ütleb, kes ta on ja ta on see. Ja nüüd, kui me räägime täna hirmust, siis see ei ole mitte midagi muud kui usk, mis on pööratud tagurpidi. Hirm on usk sellesse, et hakkavad juhtuma need asjad, mida sa kardad. Ehk hakkavad juhtuma halvad asjad. Kui sa kardad midagi, siis sa tegelikult usud, sa vabastad usu. Kui me täna räägime kartusest, siis see ei ole niisugune, vahest me teeme, see on niisugune nagu, keerame selle nagu natukene naljaks, on ju. Ütleme, et keegi kardab seal seda või teist ja kolmandat. Aga tegelikult see nii nali ei olegi selles mõttes, et kui üks inimene vabastab oma elus millegi suhtes usu, mis on tagurpidi pööratud, usu, mis usub, et see asi juhtub temale. Tead, kui paljud inimesed jäävad haigeks selle pärast, et nad usuvad, et kui tuleb gripilaine kevadel või sügisel või talvel, siis ma iga kord jään haigeks. Tead, mis see on? See on usk. Usk sellesse, et ma jään haigeks. Ja tead, mis juhtub? Ta jääbki haigeks. Ma ei teagi, et gripp on üldse. Ja ma ei jää haigeks. Ei jää haigeks. Ma vist ükskord olen olnud, aga räägime nendest asjadest hiljem. Loeme täna psalm 91. See on üks parim koht, mida lugeda, kui me räägime täna kartusest ja hirmust. 91, ma hakkan peale esimesest salmist ja loen sulle 7. lõpuni. Siin ütleb nii. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale. Ütleme kõik koos, ütleb. Sina oled mu varjupaik ja minu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ütleme kõik koos, loodan. Sest ta kisub sind välja. Ütleme kõik koos, kisub. Kisub sind välja linnupüüdja paelust ja hukkava katku käest. Halleluuja. Koroona on selles hulgas. Katku käest. Oma tiivasulgedega ta kaitseb sind ja tema tiibade all sa leiad varju, sest tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ütleme tõde. Salm 5. Ei sa siis karda. Ütleme ei karda. Ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ega katku, mis rändab pilkases pimeduses, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal.
langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Sõbrad, sellistel aegadel, kui meie elus on mingisugune selline paanikalaine, kus inimesed kardavad ümberringi, ma arvan, et me peaksime lugema sellist kirja kohta iga päev. Miks? Sellepärast, et Jumala sõna toodab usku. See on Jumala vastus sellistele asjadele. Ta ütleb, isegi siis, kui langeb sinu ühelt poolt 10 000, kunagi Paides elas 10 000 inimest. Nüüd kujuta ette, kui terve linn sureks ära, siis sina ei sureks. See on Jumala tõotus sulle. Halleluuja. Ja 1000, no ma ei tea, Oisu küla või mis iganes, terve küla sureb ära, sa elad selles külas 1000 inimest. Halleluuja. Sinu külge see ei puutu. Sõbrad, see on Jumala tõotus. Ja Jumal on ustav oma tõotustele. Halleluuja. Amen. Nüüd vaatame siit mõnda sõna. Me kõik ütlesime mõned sõnad valjusti, jah? Need on väga olulised sõnad. Esiteks, kes ütleb Jehoovale. Vaadake, meil on vahest selline arusaamine, et kui me räägime Jumala kaitsmisest ja tema inglitest ja tema väest ja tema hoidmisest, räägime sellest, et me oleme Jumala lapsed, siis meil kuidagi tekib selline arusaamine meie sisse, et me kõik oleme automaatselt hoitud ja ükskõik, mis me teeme või ütleme või usume või usu või et sellepärast, et me Jumala omad oleme, see kõik automaatselt kohe põmm toimib. Kas see on päris nii? Ei ole nii. Teate, miks ei ole nii? Vaadake, terve see tekst, terve need 7 salmi rääkisid sellest, et Jumalal on üks vari, millega ta meid varjab. Nüüd kujutad ette, Vanas Testamendis on üks väga hea piltlik näide sellest. Kui Egiptuses olles läks katk üle terve maa ja kõik esmasündinud surid, siis Jumalal oli üks vari, üks varjupaik nende jaoks. Ja see varjupaik oli nende kodu. No tänapäeval see ei pruugi nii olla, et see meie kodu on või mingi pommivarjand, mida sa võid ehitada. Ja nad pidid tegema midagi, pane tähele, nad pidid midagi tegema. Jumal ütleb nii, teie olete minu omad, ma hoian teid, ülejäänud kõik surevad. Ei. Ja vaadake, ta ütles neile, te peate võtma talle verd ja määrima sellega ukse piilt jalgu. Ja kui te jääte, nüüd pane tähele, ta ütles, kui te jääte sellesse kojasse, mille ukse piitadel on veri, siis te võite olla täiesti julged ja kaitsud. Aga kui te väljute sellest, mõni arvas, et kuule, ma panen oma nina välja, vaatame, mis juhtub. Siis see inimene väljus selle varju ja kaitse alt ja ta läks, siis ta oli nii-öelda nagu inglise keeles öeldakse on your own. Sa oled nagu oma pead või sinu saatus on siis sinu enda käes. See ole, sa võid pääseda, aga sa võid saada pihta. Sa võid saada kahju. Ja vaata nüüd, kui me lugesime seda teksti, siis esimene asi, mida Jumal ütles meile, kes me usume temasse, kes me oleme tema omad, ta ütles nii, see, kes ütleb Jehoovale. Kas sa tead, kui paljud kristlased ütlevad vastupidi? Nad ei ütle, et sina oled minu varjupaik. Nad ütlevad, ei tea, mis juhtub. Nad räägivad täpselt nagu maailma inimesed. Ma olen pannud seda tähele. Täpselt nagu maailma inimesed. Nad räägivad, et oi, need asjad juhtuvad mulle, vaat nii nagu see tädi on selle pildi peal. Vot täpselt nad on seespidiselt nii, vahest ka välispidiselt. Oi, mis saab koroona, oi, mis saab see, oi. Õude. Me ütleme vahest nii, kas ei ole. Miks? Sellepärast, et kõik ütlevad. Sellepärast, et sa vaatad liiga palju AK uudiseid. See kõlab imelikult. See kõlab imelikult, et kantslis keegi ütleb, et sa vaatad rahvusringhäälingu uudised, mida meie omast taskust kinni maksame. Tundub imelik, kas ei ole? Me peaksime... Aga teate, on tõsiasi täna, et meedia tänapäeval ei edasta enam uudiseid, vaid edastatakse palju muid asju. Uudiste eesmärk ei ole anda sulle teada, mis juhtub või toimub, vaid see on alati kallutatud kusagile. Kellele on kasulik see, et inimesed kardavad seda? Kellele see on kasulik? Ma ei tea. Võib-olla kellelegi on. Ma ei taha vandenõuteooriad hakata nüüd üles tooma, aga uudised räägivad sellest ja paljud usklikud inimesed, kes usuvad piiblit, kaasa arvatud laulu 91 ütlevad, oi, kui palju, juba 10 inimest Eestis on nakatatud, üks kool on kinni pandud, Itaalias sureb ja Hiinas me ei räägigi ja mis saab ja mis ma nüüd teen? Mis sa nüüd teed?
Sa oled usklik inimene, ma tuletan sulle meelde. Sa oled inimene, kes usub Jumala sõna tema tõotuseid. Ja siin me oleme valiku ees, sõbrad. Kas uskuda AK-d või uskuda Jeesust. Või uskuda seda, mida tema on meie kohta öelnud. Halleluuja. Ja siis, kui sa usud, siis sa ütled. Kas need, et see, kes usub, see räägib. Ehk ma võiksin öelda ka vastupidi. Sinu sõnade järgi ma tean, mida sa usud või mida sa ei usu. Et kui sa räägid täpselt nagu räägib maailm, kes ei usu Jumalat, siis ma ütleksin nii, vahet ei ole, et sa oled usklik. Sa räägid täpselt nagu maailm räägib. Ja sa usud ka täpselt nagu maailm räägib, sest et sa ütled Jehoovale. Et vaata, mis on teine asi veel väga oluline. Mida sa siis ütled Jehoovale? Sina oled minu varjupaik. Sõbrad, kes või mis on sinu varjupaik? Mis on sinu lootus sellel ajal, kui maailmas on paanika? Mis on sinu lootus, kui sinu ihus on võib-olla mingi sümptom? Mis on sinu lootus? Jällegi me vaatame vahest telekat ja teate, reklaamide vahepeal näidatakse vahest saadet ka. Olete pannud tähele seda? Et mina istun rahulikult ja vaatan reklaame ja siis mingi saade tuleb segama. Umbes nii. Ja teate, talve ajal ma olen pannud tähele seda, et väga palju näidatakse ravimireklaame. See ravim võtab kohe ära ja kõik see tädi, vanaema, kes oma lapsega mängib, paneb seal mingi peale kohe, tead, terve päev otsa on energiat ja kõik. Ja siis sa lähed, ostad selle asja ja sööd ja teed nii, nagu see vanaema seal reklaamis tegi. Ja tulemus on see, et ikka see mitte midagi ei muutu. Aga vaadake, kui kerge on meil panna oma usku näiteks ravimipurgi sisse. Või mis iganes asja peale, mida sulle pakutakse. Või mis tehakse selleks. Mõned inimesed arvavad seda, et ma ehitan omale ühe varjendi ja ühe turvapaiga, ma panen sinna vett ja siis panen konserve ja siis ma panen, ja kui tuleb katk, siis ma lähen sinna maa alla 50 meetrit, sulen raudluugid kinni ja seal ma olen kaitstud. Tead, paljud asjad saavad sind seal ka katta, ära muretse. Nad saavad sind kätte seal. Aga vaadake, sõbrad, kui meie, kes me usume Jumalat, ütleme, Jumal, sina oled minu varjupaik. Sina oled minu varjupaik. Tead, sõbrad, kui sul on selline usk Jumalasse, siis ei tähenda, kus sa oled, sa võid ükskõik kuhu minna. Sa võid sinna minna, kus on oht. Sa võid minna Hiinasse uue ängi linna ka. Ei ole üldse probleemi, kui Jumal ütleb, mine sinna. Siis ütleb, ei Jumal, ma läheks küll, aga seal on viirus. Ei, sõbrad, kui Jumal ütleb ja kui Jumal lubab sind minna kohtadesse, ja vahest Jumal ütleb, ära mine. On olukordi, kus Jumal vahest ütleb, ära mine sinna. Ja Paulus ka, kui ta käis mööda maad, siis püha vaim keelas neil minemast teatud kohtadesse, teatud suundadesse. Ja ta ei läinud, ta oli kuulekas. Ma ei tea, mis seal oli, võib-olla tõesti, tal oleks liiga vara pea ära võetud otsast. Amen. Ja me ei tea, mis on, aga kui Jumal lubab sind kuskile minna, siis tema on sinu varjupaik seal. Siis ei ole mitte see, et see on nagu viiruse vaba piirkond ja nii edasi, nii edasi. Sõbrad, kes on meie varjupaik? Kes on see, kellele me loodame? Kes on see, kellele me kriisi aegadel ehitame oma turvalisuse? Ma tulen võib-olla selle eelmise mõtte juurde korra tagasi veel, ilmutuse 12.11. Ütleb nii, nemad on tema, saatana, koroonaviiruse, haigused, tõved, ohud, kõik ära võitud. Mille tõttu siis? Talle vere tõttu ja mitte ainult talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. See, mida sa ütled oma suust välja, see, mida sa tunnistad, on see, mis teeb sind võitjaks või kaotajaks. Sa tahad või sa ei taha seda. Nii et ole väga hoolikas selles, millised on sinu sõnad. Mida sa ütled välja, kui on oht, kui on midagi sind ähvardamas, kui on midagi sind ründamas. Halleluuja, sinu tunnistuse sõna. Nüüd teine asi. Ta ütles nii, ma tõmban sind välja linnupüüdja paelust. Jah, on tõsi, et me vahest langeme. Vahest, nagu eelmine pühapäev ütles siin Enar, et see ratsanik vahest hüppab sulle selga. Haiguse ratsanik. Kurat hüppab sulle vahest selga ja hakkab su turjal sõitma.
Aga teate, mis on Jumala tõotus? Isegi siis, kui midagi on sind kätte saanud, on sinul tõotus. Ja see tõotus on see, ma tõmban sind välja selle hukkava katku käest. Ma tõmban sind välja sellest linnupüüdja paelust, kus sa sipled, ega välja saa. Ma tõmban sind välja. See on Jumala tõotus. Halleluuja. Nii et kui sa oled kinni püütudki vahest, sa oled sattunud lõksu, võib-olla sa oled ise teinud mõne vea. Siis ütleme, nüüd ma tegin ise vea ja nüüd ma olen kinni püütud ja nüüd on kõik läbi, finito. Ei ole! Halleluuja, meil on tõotus. Ja see ütleb, ma tõmban sind välja. Jälle, mida sa ütled? Kas sa ütled, et siin ma olen ja siia ma suren? Või sa ütled, isegi siis, kui ma olen siia sattunud, Jumal tõmbab mind välja. See on hea tunnistus, kas ei ole? Kolmandaks, me ütlesime kõik koos, tõde on kaitseriist ja vari. Jumala tõde on see, mis meid hoiab ja kaitseb ja varjab. Jumala tõde. Jeesus ütles Johannese 8:32, te tunnetate tõe. Ja tõde teeb meid milleks? Vabaks. Halleluuja. No tõde me teame kõik oma peas, kas ei ole nii? Kui sa oled siin istunud koguduse pingis mõnda aega, küll sa tead, sa oled õppinud ära palju asju, mida räägitakse. Aga teate, mida Jumal ütleb oma sõnas? Te tunnetate tõe. Tõde, mida sa oled mentaalselt aksepteerinud, mida sa oled meelde jätnud, kirjakohad, mida sa tead peast tsiteerida, need ei pruugi sind ilmtingimata päästa. Aga see, kui sa tunnetad seda, et just nii ongi, Jeesus on teinud mind vabaks. Tema on mind lunastanud, tema on tõotanud ja sa tunnetad seda, see saab sinu sees eluks, see hakkab elama sinu sees. Halleluuja, see tõde teeb sind vabaks. Jälle, tõde on piiritletud asi. Tõde ei ole piiriteta asi, tõel on oma piirid. Ja jälle, kui sa väljud Jumala sõna tema tõe piiridest, lähed kuskile ululuulumaale, teate, mõned kristlased on sellised. Ma vaatan vahest, kuidas mõni kristlane läheb ululuulumaale. Ta hakkab uskuma asju, mis on kaugel Jumala sõnast. Ta läheb välja Jumala tõest. Ja ta ütleb, ma arvan, et on nii. Vaata, mina usun, et Jeesus on hoopis selline. Et Jeesus armastab kõiki, mis iganes ei ole. Halleluuja. Vaadake, see ei ole mitte Jumala tõesse usk, vaid see on kuskil ululuulumaale ära eksinud. Usk. Sa usud asja, mis ei ole Jumala sõnas. Aga kui sa jääd Jumala tõe piiridesse, siis see on sinu kilbiks. See on sinu kaitseriistaks. Kui kurat tuli Jeesus kiusama kõrbes, siis mida Jeesus tegi? Ta lõi teda 3 korda sõnaga, tõega ja ta ei saanud mitte midagi teha. Tõde. Tunneta tõde. See teeb sind vabaks. Nüüd ma rääkisin sulle sellest, et 1000 ja 10 000 võib sinu külje pealt langeda, see sinusse ei puutu. See on tõsi küll. Aga mis siis saab, kui me satume reaalselt ühte olukorda, kus on oht, kus on, nagu Taavet ütles oma laulus, surmavarju org, kus on pimedus, kus me ei näe väljapääsu. Mida me siis, sõbrad, teeme? Kui Peetrus kõndis vee peal, see on huvitav näide sellest just, hüppas välja üle paadi ääre, vaatas Jeesuse poole ja hakkas minema tema suunda. Siis mida tegi Peetrus? Ta kõndis vee peal. Vee peal. Kas keegi on kõndinud täna vee peal? Oled sa kõndinud kunagi vee peal? Talvel olete. Ja, meil on, see aasta ei saa, see aasta ei upud ikka ära. Aga see on huvitav kirjakoht. See räägib sellest, et kui niipea või nii kaua, kui Peetrus vaatas Jeesusele ja ta läks Jeesuse poole ja ta ei kaotanud Jeesus silmis, siis ta kõndis vee peal. Ja siis ütleb Piibel, et ta hakkas vaatama laineid vasakule ja paremale ja tuult ja tormi ja temale jõudis kohale see asi. Hello, kus ma olen? Vee peal. Lained, torm, tuul. Ja hakkas kohe vajuma. Vaadake, sõbrad, mis on probleem meil, kuidas me astume vahest välja sellest kaitsest, kuhu Jumal on need pannud oma tiivasulgede ümber, on see, et me hakkame vaatama, mis toimub ümber ja mitte temale ja tema sõnale.
Ja teate, siis me väljume sellest kaitsest. Me hakkame vaatama, aga sellele ju juhtus ja tema on parem kui mina. Oled sa kunagi vahest mõelnud nii? Et vaata, see inimene palus ja ei saanud ja tema oli parem usklik kui mina. Vahest me mõtleme naljakalt vahest. Ja siis me ütleme, kuidas siis meie peaksime veel saama? Tead, mis see on? Me hakkame vaatama ümber. Me ei hakka vaatama Jumala tõotusele. Me ei hakka vaatama selle, mida Jumal ütles, vaid me hakkame vaatama selle peale, mis kellegi kogemus oli. Ja me hakkame ehitama oma usku kogemusele. Ja tead, sõbrad, kogemused on toredad asjad. Inimesed võivad tulla seal lavale rääkida oma tunnistusi ja igasuguseid asju, mis Jumal on teinud meie elus. Aga sageli me rajame need asjad kogemusele. Kogemus on ühtedel selline, ühed võivad siia tulla üles ütelda, Jumal on mind teinud terveks. Ja siis tuleb teine siia ütleb, et aga mina ei saanud terveks ja ka palusin. Jällegi kogemus, kas ei ole? Aga mida ütleb Jumala sõna? Jumala sõna ütleb, mina olen sinu ravija. Sa ei saa vaadata kahele poole, sa pead vaatama Jumala tõele. Ära vaata sellele 10 000, kes langes. Ja ütelda, no ega mina ei ole parem kui need 10 000. Ei ole ju, on ju. Võib-olla ei ole ka. Aga vahet ei ole. Mida sa usud? Kuidas sa usud? Ja nüüd, mida ta ütles viimaseks, see on üks kõige olulisem asi, mida me peame meelde jätma oma elus, on see, ei saa siis karda. Ei saa siis karda. Kui sa loed läbi Jumala sõna, piibliraamatu, siis sa näed nagu kahte poolt kogu aeg. Sa näed inimesi, kes kartsid. Ja teate, kui Jumal tuli nende inimeste juurde, ingel võib-olla tuli, või Jeesus tuli kellegi juurde, või Jumal tuli ja ta kõnetas kedagi, siis teate, kui paljudel kordadel see kõnetus ei olnud tšau või tere, ei alganud peale, vaid oli ära karda. Kui palju kordi me kuidagi laseme mööda sellest, me arvame, et see on lihtsalt selline kokkusattumus või juhus. Ei ole. Sellepärast, et Jumal vajab viia meid kristlastena ühte kohta, kus me tõesti ei karda. Sest et kui me kardame, siis tead, mis on? Me oleme pahupidi pööratud usus, aga mitte usus. Me ei ole mitte lootuses ega usalduses temale, vaid vastupidi. Me ei usu, et tema teeb. Et ta päästab meid, et ta tõmbab meid välja. Ja vaadake, Jeesus, ta vajas kogu aeg blokeerida uskmatust. Nüüd ma loen sulle ühe teksti Markuse 5:35. Nüüd siin on üks selline huvitav juhus. Kui Jeesus läheb ühe mehe kotta, tema on Jairus, tema on koguduse koja ülem ja tema tütar on surnud ja Jeesus ütleb, ma tulen ja teen ta terveks. Halleluja. Jeesus ei ütle nii, ma tuleksin, teeksin küll terveks, aga ma kardan, et äkki võib-olla ei juhtu seekord. Ma proovin, äkki tulen ja teen tema terveks. Ei, Jeesus ütleb, ma tulen ja teen tema terveks. Halleluja. Ja ta ütleb nii, see tekst ütleb nii. Kui ta alles rääkis, tulid mõned kogudusega ülema perest ja ütlesid, su tütar on surnud, mis sa õpetajad veel tülitad? Salm 36, aga Jeesus, pane tähele, jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse koja ülemale. Ära karda, usu vaid. Halleluja. Ehk teiste sõnadega, pane tähele, siin 4-sõnalises lauses on olemas need mõlemad pooled. Üks on hirm ja teine on usk. Kui sa oled hirmus, siis sa ei saa olla usus. Ja kui sa oled usus, siis sa ei saa olla hirmus. Need kaks asja ei saa korraga olla ühes purgis. Eks ole, kas on üks või teine? Kas on hirm või on usk? Ära karda, usu vaid. Miks ta ütles nii? Sellepärast, et Jairus hakkas juba kartma. Hakkas juba kahtlema. Oot, suri. See on ju lõpp, kõik. Enam ei saa midagi teha. Aga Jeesus ütles, ära karda. Jätka uskumist, jätka usust kinni hoidmist. Halleluja, millised sõnad. Ja teate, ma tunnen, kuidas Jumal tahab sinule öelda täna sama asja. Ära karda, usu vaid. Kui sa oled uskunud mõne asja suhtes oma elus ja hoidnud kinni ja sa ei ole näinud ja võib-olla asi on läinud hullemaks, nagu Jairusel. Tere tulemast klubisse. Asi läheb vahest halvemaks, kui sa hakkad palvetama. Sest et kurat tuleb, hakkab keerama kruvi ja ta tahab sulle näidata. Ta tahtis Jairusel näidata, see ei toimi. Jeesus ei toimi, näed, nüüd sa läksid Jeesuse juurde ja vähemalt ennem ta oli haige ja elas, aga nüüd ta suri ära mine Jeesuse juurde. Amen.
See on see sõnum, mida vaenlane tahab meile tuua. Aga teate, Jeesus ütleb, ära karda, hoia kinni, usu vaid. Ja vaadake, mis nüüd hakkas Jeesus tegema, salm 37. Ta ei lasknud kedagi tulla enesega, vaid Peetruse, Jakobuse, Johannese ja Jakobuse venna. Ja nad tulevad koguduse kotta koja ülema majasse ja ta näeb käratsemist ja nutjaid ja ulujaid ja sisse minnes ta ütleb neile, miks te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid teda. Mis sa arvasid, et plaksutasid? Ei, nad naersid teda. Nad ei plaksutanud ühe usumehe usutunnistuse peale. Aga kui ta kõik oli välja ajanud, nüüd pane tähele seda, Jeesus ei lubanud tulla neid, kes olid hirmus, kartuses, kahtluses, ta pani ukse kinni nende tagant. Ta sulges sellesse tuppa, kus oli see haige tüdruk või surnud tüdruk, siis nüüd juba tegelikult ta magas, nagu Jeesus ütles, jah, see on üks teine väljendus surma kohta. Ja ta ajas kõik välja, ta võttis kaasa ainult need, kes uskusid. Vaadake, sõbrad, kui oluline on blokeerida hirmu oma elus, kui oluline. Sellepärast, et kui sa lubad tulla hirmul ja kartusel hiilida sinu ellu tulla, ja siis see hakkab blokeerima Jumala väge sinu elus. See hakkab Jumala imesi blokeerima sinu elus. See hakkab takistama sind uskuda neisse, sest et siis sa kardad, sa värised. Ja vaadake, Jeesus ajas nad kõik minema ja siis ta ütles lapsukesele, tõus ülesse, talita kumi, ja laps tõusis ülesse ja nad ehmusid üliväga, halleluuja. Teate, sõbrad, hirm on usk halbade asjade juhtumisse. Hirm on usk sellesse, et halb on halb ja läheb veel halvemaks. Kui paljud inimesed usuvad täna sellised asja? Elu läheb järjest hullemaks. Teate, on olemas erinevad liiki hirme. Ma siin rääkisin võib-olla sükstest lihtsatest asjadest ja keegi kardab kärnkonna, eks ole, või ma tean, et meil siin koguduses on üks armas õde, kes kardab hiiri. Väga kardab, ma ei tea, võib-olla on siin neid rohkem. Hiir, kui tuleb hiir. No hiir on ju väike ja sina oled suur. Kuidas sa kardad hiirt? Jällegi, hirm on alati ebaloogiline. Kui sa hakkad mõistusega, isegi talupoja mõistusega mõtlema selle peale, siis sa ei peaks kartma. Kui sa pead kartma hiirt või madu? Madu on väike. Sina oled suur. No kui ta just suur madu ei ole. Aga ikkagi, Jumal on loonud sind tähtsamaks ja suuremaks kui kõik loodus. Kuule, kui Taavetil tuli karu, kes oli temast palju suurem ja viis selle lamba ära, siis see mees oli küll hull. Ta oli võib-olla inimestena me annaksime talle ühe psühholoogilise diagnoosi. Ma ei tea, kuidas see täpselt kõlaks meditsiiniliselt, aga inimene, kes ei ole võimeline kartma. Ma arvan, see on hea diagnoos vahest meil. Me ei ole võimelised kartma, ei suuda karta, ei oska karta. Ma ei tea, kuidas kardetakse. Ja sellepärast, et kui karu tuli, karud on väga suured, kuni 3 meetrit suured on. Ja ta läks ja ta ütleb, ma haarasin talle habemest ja ma lõin ta maha. Õudne, kuidas sa ei karda? Karu tõmbab korra käpaga niisi ja sinust ei ole muud järgi kui püksivöötjad, naharibad ainult. Aga ta ei kartnud, ta ei suutnud karta. Kui tuli Koljat, see ligi 3 meetrit pikk kolakas, hästi relvastatud, täis julgust muuseas. Koljat oli täis julgust, oli nii täis julgust, et ta pilkas ja naeris Iisraeli sõjaväge ja kuningat ja kõike. Ja ta tuli ja kõik jooksid tema eest ja vaadake, hirm on üks asi ka. Mida rohkem sa kardad, seda rohkem see süveneb. Nüüd paned sa tähele, 40 päeva käis Koljat ja ta mõnitas ja ta pilkas ja ta nägi, kuidas Iisrael jooksis, kui sa armee pani jooksu tema eest. Muidugi ta sai julgust. Amen. Ja vaadake, kui sa lubad tulla väiksel kartuse poisil oma ellu, siuksel pisikesel, eks ole, natuke kartust, siis tead mis? Ei lähe kaua aega mööda, kui see on kasvanud suureks. Ja järjest rohkem sa hakkad kartma. Sellepärast on oluline blokeerida hirm ja kartus oma elus, siis kui ta on väike. Ära toida oma kartust koljatitega. Vaata, kui Taavet tuli sinna leeri, tema ei olnud 40 päeva istunud seal ja vaadanud AK uudised Koljatist. Ma panen kaasa keelde.
Me vahest istume ja mida rohkem sellised uudised vaatame, seda hirmus on ju. Kohe on koroona koputab uksele. Kohe ta tuleb ja ma jään haigeks ja siis ma ilmselt suren. Ja, on nii. Aga Taavet ei olnud vaadanud ja temal oli hoopis teistsugune kartus. Ja selle kartuse nimi on Jumala kartus. Kuidas keegi ei julge minna sellega sõdima? Me oleme ju Jumala rahvas. Me oleme Jumala armee. Jumala armee, mitte mingi tavaline armee. Keegi ei julge minna. Ta imestas seda. Ja siis ta läks ja ta ütles Saulile, ärgu lasku keegi oma julgust tema pärast langeda. Pane tähele. Taavet märkas, et kõik see seltskond värises seal ja kaasa arvatud kuningas. Ja vaata, ta läks ja nagu ütleb Hebra kiri, meie julgus saab suure palga. Amen. Meie kartmatus, see saab suure palga. Kui me oleme julged astuma välja, miks me oma elus oleme sageli ilma teatud asjadest? Sellepärast, et me kardame. Et kui ma seda teen, on olema selle kartus, mille nimi on läbipõrumise kartus. Paljud inimesed ei tee asju sellepärast, et nad kardavad, et äkki ma ebaõnnestun. Aga kus sa saad seda teada, et sa ebaõnnestud, kui sa ei tee kunagi seda? Proovi ükskord, kas sa ebaõnnestud. Ja siis, kui sa ükskord ebaõnnestud, siis kus sa tead, et sa teinekord ei ebaõnnestu? Ja kui sa teinekord ebaõnnestud, kus sa tead, et sa 1000 kord ei ebaõnnestu? Oli üks mees, kelle nimi oli Edison, kes leiutas selle sama pirni, mis mulle näkku sirab praegu. Ja tead, mitu korda ta tegi katset? 1000 korda selle sama pirniga, mis täna särab sulle näkku. 1000 korda. Ja 1000 kord see õnnestus. Aga me kardame esimest korda teha, sest me arvame, et nii, et aga mis siis, kui me ebaõnnestume? Mis siis juhtub? No mis siis? Põrud läbi, ongi nii lihtne see ongi. Aga mis siis? Ära ole halvatud, paralüseeritud kartusest. Ma ei julge teha sellepärast, et ma põrun läbi. Kui sa põrud läbi, siis sa põrud läbi, aga teate, Jumalal on ikka sinu jaoks asju. Vahest, et saada teada midagi, millega sa ei pea üldse vaeva nägema ega tegelema, proovi seda teha, põrud läbi, siis põrud läbi ja mine rõõmsalt edasi. Teate, mis me peame õppima, sõbrad? Me peame elus õppima läbi põrumist. Paljud inimesed oskavad olla edukad ja saavad hakkama eduga, aga nad ei oska läbi saada põrumistega oma elus, kaotustega. Tead, kaotus on normaalne osa meie elust, me ikka kaotame ju, on ju. Me ebaõnnestume, aga mõned on halvatud sellega ja nad ei julgegi välja astuda, absoluutselt mitte. Sellepärast nad kardavad teha asju. Teate, Jumal tahab, et tema rahvas oleks kartmatu. Tead, kuidas, mul on see sõnum nii südames, tead, Jumal tahab kasutada sinu kartmatust, et tuua võite iseendale. Mul on kuidagi tunne, et me elame täna ühes maailmas, kus kogudus on kuidagi halvatud kartusega. Me ei julge tõusta ülesse ja öelda, et Jumala sõna ütleb nii. Miks? Sellepärast, et paljude asjade välja ütlemine, et see toob tagajärjed. Ma ei tea, kas sa oled vaadanud uudiseid Soomest, mis praegu on Soomes toimumas. Parlamendisaadik Päivi Räsanen, kes on endine sotsiaalkristlike demokraatide liider, oli vist tema, anti kohtu alla. Ta käib kohut, ta oli 2 päeva tagasi 5,5 tundi politsei uurimises. Sellepärast, et aastal 2004 ta kirjutas ühe õhukese raamatu, mille nimi on Ja Jumal lõi nemad meheks ja naiseks. Ja siis, kui oli eelmine aasta see Gay Pride Helsingis, siis ta kritiseeris Luteri kirikut, et nemad sponsoreerisid finantslikult seda üritust, öeldes, et Piibli järele see on Jumala meelest jäledus ja häbi. Ja sellepärast teda ähvardab reaalne vangistus täna. Nüüd, mis mind hämmastab? Mitte see enam ei hämmasta. Me oleme juba selles maailmas, kus me oleme näinud väga palju ja see enam ei hämmasta, et kedagi selle pärast kohtu alla antakse. Pange mind tähele, need ajad lähevad hullemaks, need ei lähe kergemaks. Ja sellepärast ma räägin sulle, me vajame rohkem kartmatust. Et see, mis mind hämmastab, ei ole mitte see, et üks julge kristlane, meie parlamendi või siis Soome parlamendi saadik on kohtu all, vaid see, et nii vähe on hääli, mis teda kaitseks.
Ma mõtlen, kusjuures seal samas parlamendis on palju kristlasi, tõsi kristlasi. Mind hämmastab see asi. Kuidas on nii vähe kogudusi Soomes, kes ei tõuse üles, ei lähe ümber selle maja ja ütle, ei, mida te teete siin maal? Te viite meie maa alla ja hävingusse. Kas te olete näinud midagi sellist? Kardetakse. Äkki meie saame ka kaela siukse selle pärast ja sellepärast me ei julge teha seda. Sõbrad, see kartus halvab ära. Aga teate, kui tuleksid kõik välja, Soomes on, ma arvan, 100 000 kristlast kindlasti. Sinna tänna. Kui nad tuleksid kesklinna ja nad ütleksid, me nõuame seaduse muutmist, me nõuame selle jama eemaldamist oma seadustest, siis midagi muutuks. Midagi muutuks. Üks inimene ei suuda seda teha, aga kui tuleksid suured jõud välja, kõik kardavad. Kõik kardavad. Facebooki seinale mõni arghäälekene julgeb panna, mina toetan päivit ja linnukene jääb püsti. Ja see on kõik. Aga sõbrad, teate, me elame ühes hirmus, sest teate, usk on üks julgus ja hirm on üks hargus. Me peame harguse viskama välja oma elust. Me peame oma usku, meie usu elusse saama rohkem juurde julgust. Teate, kui paljud inimesed on surmahirmus elavad? Reaalselt. Kardavad surra ja mitte ainult vanemad inimesed. Kardavad surra. Ütle mulle, miks pärast keegi peaks kartma surra? Ma ei julge lennukiga lennata, keegi ütles mulle, ma tuleks teiega Iisraeliga, ma lennukiga ei julge lennata, sellepärast äkki kukub alla. Jällegi, nagu ma ütlen sulle 3. kord täna juba, hirm on väga ebaratsionaalne asi. Kõige turvalisem transpordiviis tänases maailmas on lendamine. Protsendiliselt kõige rohkem inimesi jõuab elusalt kohale lennukiga, palju vähem autoga. Jalgsi me ei räägi üldse. Jalgsi on kõige ohtlikum liikuda. Seal on miljon ohtu, mis sind ähvardab. Aga vaadake, inimesed kardavad reaalselt surra, sest kui lennuk kukub alla, siis ilmselt tõenäoliselt enamus, protsent on väike, et selujad. Aga jällegi me elame, väga paljud kardavad teha asju sellepärast, et äkki mulle juhtub mingi õnnetus ja äkki ma saan surma. Vaadake, Hiob kartis ka. Hiobi raamatus 3.25 ütleb niiviisi. See, mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle ja mida ma kartsin, see tabas mind. Kui sa kardad lennukiga lennata, ma ei tahaks olla sinuga ühes lennukis. Või kui sa kardad midagi, mida see Hiob siis kartis? Täpselt see, mis talle juhtus. Loe, mis talle juhtus. Esiteks, kõik see, mis tal oli, hävines, tulid röövlid, tulid kaldelased, võtsid kõik ära tema kaamelid, panid majad põlema ja nii edasi. Ja tema lapsed said surma ja takkaotsa ta jäi haigeks. Väga hullu haigusesse. Ei tea selle diagnoosi. Aga ta mädanes elusalt. Õudne. Jubedad piinad. Ja siis tuli veel 3 sõpra ka külla. Hiobi sõbrad tulid külla ja nad hakkasid otsima, milles on Hiobi patt, salajane peidetud patt, et Jumal tal selle laskis juhtuda. Ja vaadake, sõbrad, see juhtus talle ühe asja pärast, mitte selle pärast. Vahest me loeme piiblit ja ütleme, Jumal võib igale ühele meile siukse kompoti kaela kallata. Kas ei ole? Me vahest kardame, et Jumal, äkki mulle juhtub ka nii, kui Hiobile juhtus. Kui Hiob oli vaga ja õiglane, kartis Jumalat ja hoidus kurjast, nagu ütleb piibel. Ja kõik see juhtus temale. Kuidas see meile siis ei võiks juhtuda? On ju, jälle loogiline asi. Aga pane tähele, Hiobi 3.25. See on üks keskne võtmesalm kogu sellest raamatust. Tal oli uks lahti. Ta oli väljaspool seda Jumala kaitset, sest et ta kartis, et minule võib midagi sellist juhtuda. Minul lapsed võivad surma saada, sest äkki nad on teinud pattu seal, nagu ta ütles ka ühe koha peal. Eks ole? Ja milline on hea usutunnistus hirmu kohta? Surmahirmu kohta. Ma loen sulle selle. Psalm 118, Psalm 17. Kirjuta see endale üles. Tead, kui kurat toob sulle mingid haiguse või surmahirmu või seda, et sa lõpped ära enneaegselt, siis tunnista seda kirja kohta. See ütleb nii. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Jumala tegusid. Vau!
Ütle seda enda kohta. Tead mida? Jaa, ühel päeval me kõik sureme. See ei tähenda mitte seda, et ma ei suregi. Et ma jäängi igavesti siia tolknema. Ei, ühel päeval me sureme. Aga kui meil on Jumala tegusid, mida teha, kui meil on Jumala tegusid, mida kuulutada maailmale, siis me ei ole veel meie aeg surra. Sõbrad, me ei peaks minema siit maa pealt ära liiga vara. Me ei peaks minema ennem seda aega, kui Jumal on määranud selle päeva. Paljud inimesed lähevad ennem seda päeva ära. Erinevatel põhjustel. Täna me ei jõuaks need kõiki asju rääkida. Aga pane tähele, kui sinu ligi hiilib hirm, siis tunnista koos Taavetiga. Ma ei sure, vaid jään elama. Ja tunnistan Jumala aulisi tegusi. Wow. See on üks imelisemaid tekste. See on hirmu vastu vaktsiin. Me oleme leiutanud täna hirmu vaktsiini täna Türi koguduses. Halleluja. Ma ei sure. Mulle ei juhtu halvusi asju, vaid mulle juhtuvad head asjad. Halleluja. Piibel ütleb niiviisi, mõned kardavad tulevikku. Mis tuleb? Jah, reaalne. Elu läheb hullemaks, hinnad lähevad kõrgemaks. Kuidas meie lapsed elavad, vaadake, milline see maailm on. No, seda räägiti meie ajal ka, ma mäletan. Elu on juba nii hull, et ega ta enam hullemaks minna ei saa. Aga saab küll. Ja ikka elatakse. Aga teate, kui imeline on meie Jumal? Ta ütleb meile, ma katsun selle kirjakoha nüüd leida siit ühest kohast, mul on see kirjas siia pandud ka. Ahah, see on Jeremia 29:11. Kui sinu ligi hiilib tuleviku kartus, siis vaktsiin on siin. Jumal ütleb nii, sinu kohta, minu kohta, kõigi kohta, Iisraeli kohta. Sest ma tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Halleluja. Anda teile tulevikku. Mõtle selle peale, mis on tulemas. See on Jumala tahe meie elus, et meie saame kätte ühe tuleviku, mitte õnnetu, läbikukkunud tuleviku, mitte virelemise tuleviku, vaid ühe tuleviku, ühe lootuse, mitte, nagu ta ütleb siin, eks ole, mitte õnnetust. Kui paljud inimesed elavad õnnetuses, venitavad surmani kuidagi, no ei tule ega see surm, venitavad välja sinna, kuidagi moodi. Aga teate, sõbrad, sina Jumala rahvana, sul on olemas üks vaktsiin selle kartuse vastu, mis on tulemas. Ütleme seda, mida Jumal ütleb sinu tuleviku kohta. See on lootus, see on õnnistus, see on tulevik, need on head asjad, mis hakkavad mulle juhtuma. Iga hommiku sa tõused ülesse, tead, mida sa pead ütlema? Tänan sind, Jumal, et head asjad juhtuvad mulle sel päeval. Halleluja. Ja pane tähele, mis hakkab juhtuma. Head asjad hakkavad juhtuma mind. Kui sa elad vaesuses ja õnnetuses, kui sul ei ole raha, sa oled võlgades, tead, mis sa pead tunnistama? Õnnistused ajavad mind taga ja nad saavad mind kätte üks päev. Nad saavad mind kätte üks päev. Halleluja. Õnnistused saavad mind kätte. See on see päev. Ja tead, kui sa tunnistad, mida Jumal tunnistab sinu kohta, siis see on usk. See on usk sellesse, mida Jumal ütleb. Mõned ütlevad, oi, aga kuidas sa võid nii öelda, see on ju ülbus. No, kui see, mida Jumal oma sõnas meie kohta ütles, on ülbus, siis on hea ülbus. Ole siis ülb pealegi. Aga mõned arvavad, et me oleme alandlikud ja me tunnistame hästi madalaid asju. Ütleme, no Jumal, no kui sa kuidagi võid, nagu Jairus ütles, kui sa kuidagi võid, või üks teine mees, Jeesus, kui sa kuidagi võid, siis olgu sul ale meel. Teate, Jumal võib. Ta ei või mitte kuidagi, aga ta võib. Ja ta võib väga. Ja ta tahab väga. Ja ta tahab teha häid asju oma rahvale. Halleluja. Üks, ma arvan, võib-olla kõige suuremaid kartused on inimese kartus. Me kardame seda, mida inimesed arvavad. Kas ei ole nii? Me kardame vahest avaldada oma seisukohta. Me kardame öelda, et me oleme usklikud, sellepärast, et siiamaani oli kõik hea, aga siis nad arvavad, et me oleme ka nende hullude keskelt. Me kardame tunnistada julgelt seda, mis me arvame. Miks? Sellepärast, et me teame, et inimesed arvavad teistmoodi. Nad arvavad nii, nagu selle maailma vaim arvab. Aga teate mida? Ja sellepärast me oleme vait. Ja et kui sinu kollektiivis on mingi seltskond, kes ka
hädaldab seal ja vingub ja nagu me siin rääkisime, et kõik läheb hullemaks, siis sina võid ju olla see, kes tõuseb püsti, ütleb, aga teate, mida mina arvan? Mina arvan, et ei lähe hullemaks või kui teil isegi läheb, siis minul ei lähe. Sellest tuleb hea diskussioon, pane tähele. Sa saad kohe hakata rääkima neile evangeeliumi. Ja, kohe ots on lahti. Paulus ütles Rooma 1.16 väga hästi. Ta ütles nii, ma ei häbene evangeeliumi. Ma ei häbene, ma ei karda kuulutada evangeeliumi. Miks? Sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks. Miks me häbeneme väge, kui inimesed ei häbene pattu? Kui inimesed ei häbene jõledust ja jäledust ja jälkusi, mida tehakse ja kuulutavad seda julgesti. Ronivad igalt poolt kappidest välja ja ma ei tea, vaipade alt ja kus iganes nad peidus on olnud omadega. Nüüd, me ei häbeneme evangeeliumi, aga nemad ei häbene seda. Kus loogika on, sõbrad? Täna hommikul on palju loogilisi punkte, mille üle mõelda, kas ei ole? Miks häbeneda Jumala väge, mis võib inimese tuua surmast ellu? Võib päästa tema igaviku põrgust taevasse? No ma ei tea. Kuidas äkki ta vaatab imelikult, kui ma ütlen, et talle, et Jeesus armastab sind? See on küll väga imelik probleem, kui ta vaatab su peale viltu. Ja kui ta vaatab, siis ta vaatab, mis iganes, eks ole. Aga ära häbene seda. Ole julge. Ära ela kartuses selle pärast. Sest Jeesus ütles ka nii siin Matteuse 8.38, see on üks väike hoiatus meile kristlastena, kes häbeneb minu ja minu sõnade pärast selles abielurikkuse ja patuses tõus, selle pärast häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa auhiilguses ühe pühade inglitega. Kujutad ette? Jeesus häbeneb. See on huvitav näide, huvitav kirja koht, et kujutad ette, sa tuled sinna trooni ette ühel päeval, kogu maailm on seal, pühad, kes on elanud ennem sind ja pärast sind ja seisavad seal, tead. Ja sa tuled sinna trooni ette ja Jeesus, ma ei tea, mul on häbi, tead, läheb ära. See ei oleks hea päev, on ju, et kui Jeesus häbeneb sind, teistele ta ütleb, vaata, siin on üks hea ja ustav sulane. Aga teistele ta katab oma näo kinni ja teeb nii, nagu ta ei tunneks. Tead, kuidas sa vahest häbened mõnda oma sõpra? Lähed mööda tänavat ja siis kellegi oma sõbraga ja vastu tuleb keegi selline, ma ei tea, selline veider tüüp või mis iganes. Ja siis ta ütleb sulle kõva häälega tere ja sa vaatad teisele poole. Sa ei taha teha, nagu sa tunneks teda. Mõtle, Jeesus võib teha ühel päeval meiega nii. Häbeneda meid, et ta meid tunneb. Ei ole hea päev. Aga igal juhul, miks me kardame? Me kardame survet. Me kardame seda, et äkitselt me satume sellisesse tulipunkti. Galaatia 1.10 ütleb jälle Paulus nii, kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele või Jumalale? Sest kui ma tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Jällegi, me peame tegema sageli, sõbrad, valikud, millega me oleme julged siin maailmas ja mida me kardame. Tead, see maailm elab ühte huvitavat elu. Kui te vaatate, maailmas kardetakse solvata väga paljusid asju. Igasuguseid vähemusi ja igasuguseid gruppe kardetakse solvata ja siis kaitstakse neid, looduskaitse alla pannakse. Aga ainukene, keda ei kardeta solvata, on see, keda me peaksime kartma. Matteuse evangeeliumis Jeesus ütles, kardke seda, kellel on meelevalt teid heita põrgu koos naha ja karvadega. Ja nii ta ütles täpselt. Kardke seda ja me seda ei karda. Jumala vastu me oleme julged tegelema igasugused seadused ja olema ülbed ja pilkama ja mõnitama Jumalat. Aga me kardame igasugused muid seltskondi. Jällegi, kus on loogika? Sest ühel päeval me kõik seisame Jumala ees. Ja me anname aru sellest, kuidas me oleme oma elus siis käitunud. Nüüd vaatame lõpuks Taaveti laul 23. Taaveti laul 23. Ilus laul. Ilus laul. Aga see laul on ka poolenisti, ma arvan, kirjutatud nagu usus. See räägib ka usu tunnistusest. Ta ütleb nii, issand on mu karjane, mul pole millestki puudu. Kas keegi on siin täna, kellel on millestki puudu? Mingi asi on puudu sinul. Midagi on puudu. Mingi vajadus on täitmata. Sul on mingi probleem elus. Oled sa, ma ei tea, kuskilt valutab, ma ei tea, mis iganes. Enamusel inimestel on, kas ei ole nii? Ja teate, hämmastav on see, et Taavetil endal oli ka.
Ta ei kirjutanud seda kirja kohta siis, kui ta oli kuningas oma palees, vaid ta kirjutas siis, kui ta oli karjane. Tal oli palju asju puudu. Seal ei olnud lihtne üldse seal karjatseda Juudea kõrbes neid lambaid. Ja tead, aga ta ütleb nii, issand on minu karjane, mul ei ole millestki puudu. Ta tunnistab midagi, mida Jumal tema jaoks hakkab tegema. Jälle, tunnista seda hommikuti. Ütle, et ma tänan Jumal, et sa oled minu karjane sellel päeval minule ja mul ei ole millestki puudu. Tead mis, siis hakkavad need head asjad sind taga ajama ja kätte saama. Mul ei ole millestki puudu. Ja siis ta kirjeldab, haljale aasale ta paneb mind lebama. Nüüd see ei räägi, et ta pani mind lebama. See räägib ühes usus sinu tulevikku. Millise tulevikku sa lood iseendale? Mida sa ütled? Aina hullemaks läheb see Aasia rohi kaob ka varsti ära ja ei ole süüa midagi. Ei, haljale aasale ta paneb mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tead, Iisraelis on hämmastav, tohutu raske on kõrbes vett leida. See on suur ime leida kõrbes vett. Ja tead, Taavet tunnistab, ta ütleb, ta paneb mind hingamisveele. Vett on palju, kõrbes. Halleluja. Ta ütleb, ta kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Milline imeline, maaliline idülliline pilt, aga tegelikult see on usutunnistus. See on, mida meie peaksime oma tuleviku kohta rääkima. Jumal teeb meile asju, ta juhib mind õigusesse, meie tulevikku, asjadesse, mida Jumal on määranud meie jaoks. Jumal teeb neid asju. Miks ta ütles nii? Sellepärast, et ta usaldas oma karjast. Teate, mis on hirm? Hirm on Jumala usaldamatus. Sa ei usalda Jumalat. Ma ei tea, kas sul on mõni inimene, keda sa ei usalda. On. Ja, vahest on mõni inimene selline. Sa lepid kokku kell 3, kokku saamine, kõik täpselt peab olema, täpselt peab minema. Ja iga kord ta tuleb 15 minutit hiljem. Iga kord. Ja sa juba tead, sa ei usalda enam teda. Siis targem oleks panna 3:3, siis järgmine kord see aeg, eks ole. Et siis ta jõuab 3 kohale täpselt. Ja palun vabandust, et hiljaks jäi. Aga siis ongi nii õige. Vaata, on inimesi, keda sa ei saa usaldada, kuna nad kogu aeg petavad, valetavad ja teevad asju ja kunagi ei pea oma sõna nii. Aga teate, sa võid usaldada oma karjast. Sest et see, mida ta on öelnud, seda ta teeb meie elus. Halleluja. Hingamisvesi. Siis ta ütleb nii, Salm 4, kui ma kõnniksin pimedas orus, ma ei karda kurja, sest sa oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need on, mis mind trööstivad. Halleluja. Nüüd pane tähele, see ilus idülliline olukord muutus hirmutavaks. Pime org. Me satume surmavarju orgu. Seal on alati hirm ja kartus ja igasugused asjad. Aga vaata ka selles olukorras, Taavet usaldas oma karjast. Ta ütles, ma tean, et minu karjasel on kepp ja see sau. 2 tööriista olid karjasel. Sau oli midagi, millega karjane juhtis lambaid. Kui keegi läks kõrvale, kuskil karjane nägi, et nüüd ta läheb liiga kõrvale, et ta võib kukkuda kuristikku. Ta pani sellise ümmarguse konksuga selle ümber tema pea ja tõmbas karja juurde tagasi. Wow. Ja teine tööriist, mis tal oli, karjase kepp. Nüüd see oli relv. Kui unt tuli, siis see sai vastu lõugu sellega. Laksaki. Ja teate, need 2 asja on meie karjasel. Kas me usaldame seda, et isegi siis, kui meie elus on ähvardused, surmavarju org, on pimedus, on teadmatus, siis meie karjasel on kepp ja sau. Ta toob meid tagasi sellesse kohta, kus me peame olema. Ja kui tuleb keegi ähvardama ja ründama, siis see saab. Halleluja. Amen. Imeline karjane. Loeme edasi. Salm 5. Sa katad mu ette laua mu vastaste silmade all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Nüüd see esimene pool kõlab ilusasti. Katad mu ette laua. No mõtle, kõrbes, kus ei ole süüa, kus ei ole mitte midagi, kaetakse sinu ette laud, kus on head ja paremad ja sa võid süüa ja juua seal ja su pea on võitud õliga, mis on kaitse kuuma eest tegelikult. Aga teate, siin on üks nüanss ja see nüanss on see minu vastaste silmade all. Nüüd teised, kes on sinu vaenlased, kes tahavad sind hävitada ja kes vihkavad sind,
Nad näevad, kuidas sina pugid seal paremat ja head ja paremat seal laua taga ja nad vaatavad. Oled sa kunagi söönud, nii et keegi loeb su suutäisi? Kuidas see asi maitseb sulle, mida sa sööd siis? Söögisu võib vahest ära minna küll, on ju? Aga teate, sõbrad, me peame õppima elama oma eluga vastastes silmade all. Me peame õppima nautima Jumala poolehoidu ja õnnistusi ja headust ka siis, kui meie elus on meie vaenlased meie ümber, kes vaatavad ja kiristavad hambaid ja võib-olla ütlevad meile ka halbu asju. Amen. Naudi seda, vaatamata oma vastastest. Ja siis ta ütleb ühe ilusa tunnistuse, ta ütleb, ainult headus ja heldus järgivad mind kõik minu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Nüüd, Taaveti tunnistus oli vastupidine see, mida me kuuleme uudistest. See, mida meie ette maalitakse kogu aeg, läheb hirmsamaks. Tulevad kohutavad asjad, mis tulevad. Jah, tulevad küll, amen. Aga Taavetil oli üks tunnistus, ta ütles, ainult headus ja heldus järgivad mind. Ta ütleb, et ainult headus ja heldus järgib kogu maailma. Ei, maailmas läheb pimedamaks. See on nüüd teine fakt. Ja 160 ütleb nii, et pilkane pimedus katab rahvaid. Aga sinu kohal koidab valgus. Halleluja. Amen. Mida sa ütled? Ainult headus ja heldus järgivad mind. Jälle üks hea asi hommikul öelda. Tänu Jumal, sellel päeval järgib mind ainult headus ja heldus. Halleluja. Me päevad saavad olema teissugused, kui me tunnistame õiget asja. Kui me tunnistame hirmu vastu. Kui me tunnistame uskmatuse vastu. Halleluja. Aga võti on selles, et me jääme Jumala lähedusse. Tema kotta. See sõna tema koda, see väljendas Vanas Testamendis seda paika, kus Jumal füüsiliselt asus. Füüsiliselt asus. See räägib Jumala lähedusse jäämisest. See ei ole tänapäeval, Uue Testamendi päevil mingi füüsiline koht isegi ainult. Aga me peame jääma Jumala lähedusse. Siis me võime need asju tunnistada. Siis me võime olla julged ja mitte karta. Halleluja. Tõuseme üles. Täname Jumalat täna julguse eest. Täname teda selle eest, mida ta on öelnud meie kohta oma sõnas. Me täname Jumalat selle eest, et ta on andnud meile, ta ei ole andnud meile arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Halleluja. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel me täname sind, et sinu rahvas võib täna seista sinu ees ja võib tunnistada seda ja öelda, et sa oled meile andnud ühe väevaimu. Ja me täname, et kui kurat tahab meile tuua uskmatuse, kartuse, hirmu vaimu, kui ta tahab meile tuua paanikat ja uskmatust, siis me võime seda blokeerida sellega, et me ütleme, sina oled meie karjane, me usaldame sind. Halleluja. Tänu sulle. Isa, me täname, et sa ütlesid Joosuale, ma olen sind käskinud olema vahva ja julge. Halleluja. Me täname sind, et sa käsid meid vahest olla julged. Jumal, see on üks käsk. Me ei tohi järgi anda kartusele. Jumal, ma tänan sind, et me võime elada oma päevi, oma raskuseid läbi, oma surveid, oma võitluseid läbi nii, et me võidame need ära ühe julgusega sinu käest, ühe julguse vaimuga, ühe väevaimuga, sinu sõnaga, sinu tõega. Halleluja, halleluja. Isa, tänu sulle, et kui meie ees seisavad meie koljatid, mis iganes need siis ei ole, hirmud, mida meisse tahetakse sisendada, siis me täname sind, Jeesus, et meie ei pea neile alistuma. Halleluja, Jeesuse nimel. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, et hirmufaktor ei kuulu meile. Halleluja, vaid usufaktor, vaid rõõmufaktor, tänufaktor. Halleluja, need kuuluvad meile. Kõik meie elupäevad. See nädal, mis on tulemas, Isa, me võime kuulutada selle nädala üle. Öelda, et see on hea nädal. See on õnnistuse nädal. See on võidu nädal. See on läbi murrete nädal. Me täname, et sa murrad läbi meie käega, nagu vesi murdis läbi tammist. Halleluja. Me täname, et sa annad meile ühe uue võidu sinu pärast, sinu nimes. Kiitus sulle, Jumal. Halleluja, halleluja. Tänu sulle, et sa oled meiega ükskõik, kuhu me lähme. Kõikjal, kuhu sa meid saadad. Kõikjal.
tänu sulle, Jumal, ja kui sa saadad ka kedagi, peaksid ka kedagi saatma olukorda, mis inimlikult võiks tunduda ähvardav ja ohtlik, siis Jumal, ma palun, et üks suur üleloomulik julgus võiks olla selle inimese üle. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle kartmatuse eest. Tänu sulle julguse eest. Tänu, et sa oled julguse Jumal. Julguse Jumal. Halleluuja. Tänu, Jeesus. Amen. Amen. Oled sa täna julgustatud? Amen. Mina olen, ma ei tea. Ma jutlustasin ennast rõõmsaks. Loodame, et sind ka. Nii et võib-olla see oli üks sükene ajakohane teema täna. Mine ja ära karda. Halleluuja. Ole julge. Amen. Kiitus Jumalale. Nii et olge õnnistud see nädal. Head asjad juhtuvad teile. Ütelge seda iga päev. Ja näeme siis kolmapäev. Amen. Näeme kolmapäev. Amen. Kiitus Jumalale.